Hea esimees, head kolleegid, minu eelkõneleja näitas, et VEB Fond on teema, mis teatud inimesed ajab närvi. Ka 25 aastat hiljem sündmustest minnakse siin pukis üsna madalale tasemele ja see on teatud iseloomustus, teatud käitumise norm juhtudel, kui midagi on siiski väga valesti. Võib-olla alustuseks ma tahaks teha väikse täpsustuse Jaanus Karilaidi poolt enne välja öeldule, et ta nimelt mainis, et ma olen üks 5 selle eelnõu, mis siis nõuab VEB Fondi kannatanutele kompenseerimist algatajatest ja Karilaid ütles, et miks see eelnõu on venima jäänud, et see on põhjus, et ka kõik need 5 algatajat on tahtnud, et see debatt kauem läheks. Mina pean küll ütlema, et vähemalt eravestluses olen ma korduvalt toonitanud, et tuleme nüüd selle eelnõuga juba suurde saali, sest mida lähemale tulevad valimised, seda rohkem saab süüdistada VEB Fondi teema arutelu just nimelt valimisteemana ja selline sisuline debatt väheneb. Aga siia pulti tulin ma selleks, et võib-olla vastata küsimusele, et miks me 25 aastat hiljem selle küsimusega tegeleme. Ja olin väga pikka aega korruptsiooni erikomisjoni juht ja Tallinna Sadama korruptsiooni uurimiskomisjoni juht. Ja üks selline piltlik näide, mis Tallinna Sadama uurimiskomisjonist välja tuli, et üks nendest kinnivõetutest või üks selle ettevõtte juhtidest oli käinud siis väidetavalt mööda linna ja väitnud, et ta justkui sõidab soomukis, mis siis tähendas seda, et ta võib teha, mida ise tahab, tal on poliitiline seljatugi. Ja see ei olnud 90-ndatel, vaid see oli mõni aasta tagasi. Mis ma sellega öelda tahan? VEB Fondi köis on vaja raiuda läbi just nimelt sellepärast, et lõppeks ära selline poliitiline kultuur, mis on oma jälje jätnud ka kogu Eesti ärikultuuri. Ehk see on susserdamine, riigi varastamine ja rehepaplus, mis on täiesti tavalised nähtused ka kahetsusväärselt 25 aastat hiljem. Olgu, võib-olla need on rafineeritumad, võib-olla need on veel paremini ära peidetud kui VEB Fondiga seotud väga segased asjaolud. Aga need ikkagi toimivad. Aga kuidas siis seda nüüd 25 aastat hiljem seda köit läbi raiuda? See ei ole läbi raiutud sellepärast, et kõikide nende kahtlaste skeemide arhitektid, autorid ei ole vastutust kandnud nende asjade eest. Olgu, Vahur Kraft jäi vahele ja kandis vähemalt nii palju vastutust, et kaotas sellega olulise pangajuhi koha. Aga Vahur Kraft selles mängus ei olnud kõige olulisem tegelane. Päris hirmu äratav on see, kui mõelda kui mõelda sellistes käitumisskeemide peale, millest ka täna siin puldist on räägitud, et need, kes selliseid skeeme on välja töötanud, jätkavad tänaseni Eesti poliitikas. Olgu, ei ole tõestatud veel täna seda, et osa sellest Vnessekonombankist külmutatud rahast
liikus Eestisse, kas ta liikus Eestisse ja kuhu ta siin Eestis liikus. Aga kui kunagi tõesti selgub asjaolu, et selle raha eest on see pandud alus ühele olulisele Eesti erakonnale, siis see on juba suhteliselt hirmu äratav, ütleme ausalt. Olgu, täna me seda tõestada ei suuda, aga vastuseta jääb siiski küsimus, kuhu kadus see raha, mis selle 32 miljoni dollariga tehti. Jah, see kuulus NO teatri etenduse pealkiri, et kust tuleb tolm ja kuhu kadus raha. Täna võib-olla selle tolmu küsimusele tõesti oskame vastuse anda, aga kuhu see raha kadus, mis selle eest tehti, seda me ei tea. Köie raiumiseks on suurepärane võimalus meile antud. Nagu siin täna ka puldist räägiti, lasub väga suur osa vastutusest just nimelt Riigikogul. Toonastel otsustel, mis tehti ja mis viisid selleni, et väga paljud inimesed jäid oma rahast ilma. Ja selle nimel, et päästa Eesti kroon või ütleme päästa Eestit suuremast finantskrahhist. Seega poolköit saaksime läbi närida või läbi taguda juhul, kui toetatakse seda eelnõu, mis ütleb, et me peame kompenseerima nendele ettevõtetele, kes olid toonased kahju kaotajad. Sellega me anname märgu, et me tunnistame seda, et üks ülimalt suur poliitiline sigadus on meie riigis toimunud. See kompensatsioon, olgu ta missugune tahes, mina ei hakka täna siin üldse rääkima summadest ja see peaks olema üldise debati koht, aga see peab toimuma. Kahetsusväärselt jääb siiski raiumata köie teine pool, mis ei ole andnud meile vastutajate nimekirja, nende tegelike VEB-fondi susserdamiste arhitektide nimekirja ja ei ole andnud meile ka vastust sellele, kuhu kadus raha. Aitäh! Jaanus Karilaid, Keskerakonna